demokraat? Väga hea küsimus. Mõtlen läbi selle korra. Ma usun, et see esimese klassi õpilane võib-olla oskab mulle paremini seleta, mis on demokraatia. Kui ta nüüd seisab siin koos minuga ja ütleb, et tema tahab minna mänguväljakule, aga mina tahan minna kohvikusse, siis me arutame, mis on kohvikusse mineku plussid ja miinused ja mis on mänguväljakule mineku plussid ja miinused ja siis püüame jõuda kokkuleppele, kummasse me siis läheme või siis me lepime kokku, et me läheme enne ühte ja siis teise. Demokraatia on midagi sellist, et kui sina arvad, et TikTok on hea, siis teine inimene võib väga okeilt arvata, et TikTok ei ole hea. Austatakse kõigi sinu klassikaaslaste arvamust, mitte ainult nende arvamust, kes karjuvad kõige kõvemini. Demokraatia on vabadus olla see, kes sa olla tahad. Vabadus ise mõelda, ise öelda ja ise unistada. See tähendab ühtlasi ka üksteisega arvestamist. Ma saan öelda seda, mis ma tahan ja ma vastutan selle eest. On õigused ja mul on ka kohustused. Kui otsuseid ei langeta üks, vaid me langetame neid kõik koos. Igaühe hääl on oma kaalukuselt võrdne. Kõigil inimestel on õigus öelda, mida nemad arvavad, aga ainult viisakalt. Aga kui 3 inimesest 2 arvavad ühtemoodi ja 1 teisiti, siis jääb ikkagi 2 arvamus peale. Demokraatia on valitsemisvorm, kus kogu rahval on õigus kaasa rääkida riigi juhtimises, näiteks valida parlamenti, parlament valib ministrid ja siis nemad langetavad otsuseid vastavalt sellele, kuidas on rahvas nemad oma ametisse valinud. Tuleb rääkida ja tuleb osaleda, sest muidu sa ei saa kurta, et asjad on halvasti, kui sa ise tegelikult ei osale aktiivselt selles demokraatias. Mida rohkem sa kaasa räägid, seda lahedam ühiskond on. Kui võtta 100 inimest rivisse, siis ma arvan, kõik need 100 inimest räägivad erinevat juttu, mis see demokraatia on ja see laps saaks väga targaks, kui ta igaühe, kes küsiks seda.